Tere, armas rahvas! Mul on nii põnev selles mõttes, et ma ei ole absoluutselt mingisugune esineja ja ma olen seda videot üritanud teha 5 kuud. Mul see sõnum, millest ma rääkida tahan, on juba jaanuarist alates teada, aga ma lihtsalt ei ole esineja ja mul võttis 5 kuud aega, et see video teha. Aga ma tahaks teile rääkida vaimumaailmast. Meie ümber eksisteerib silmale nähtamatu maailm ja väga paljudel inimestel on sellega kokkupuuteid. Mõned inimesed lausa käivad seda otsimas igasugu erinevate vahenditega, diktafonidega, mobiiltelefonide ja asjadega, aga see on väga ohtlik, sellepärast et need vaimud, keda nad otsimas käivad, võivad nii-öelda ennast nende külge kinni haakida ja siis nad ongi igal pool kaasas nendega. Ja kodus puudub rahu, ei saa enam normaalselt elada, nad hakkavad päris korralikult terroriseerima. Ja sellega seoses mul meenubki üks näide, kus mul üks tuttav käis vanas mõisas oma sõpradega. Neil mingi diktafon või mobiiltelefon oli kaasas, ma täpselt enam ei mäleta. Ja nad käisid seal nagu ka nii-öelda vaime otsimas. Ja kui nad tahtsid sealt ära tulema hakata, õues oli mingisugune üle 20 kraadi külma ja väga lumine ja siuke talvine ilm oli. Nad nägid mingi must kuju, läks auto alla ja peale seda auto ei käivitunud enam niimoodi, et neil võttis mingi 30–45 minutit aega, et auto üldse tööle saada. Ja lõpuks läbi ime said nad auto tööle, sõitsid minema sealt ja pärast, kui nad hakkasid nagu järgi vaatama või kuulama, siis sellel hetkel nad nagu kuulsid või nägid siis, et kui see kuju läks auto alla, sellel hetkel see kuju nagu ütles, et ma ei lase teid siit eluga minema. Aga õnneks läbi ime nad nagu pääsesid sealt ära. Ja näiteks väga palju teisi olukordasid on veel. Mu oma elus on olukord, tähendab, see oli nagu ennem seda, kui ma ei olnud kristlane ja meil kodus hakkas kummitama. Me tõime elukaaslase isa juures, tõime endale diivani ja seal diivani kastis hoiti urni. Ja meie ei teadnud sellest asjast mitte midagi ja meil peale seda hakkas kodus kummitama niimoodi, et kõigepealt ma hakkasin tundma, kuidas näiteks nõusid pestes või köögis olles mingid külmad tuuleiilid käisid selja tagant mööda. Kõik aknad olid kinni ja pole nagu põhjust, et miks oleks pidanud tuul olema, aga tuuleiilid käisid selja tagant mööda. Ja siis ma tundsin duši all, tundsin niisugust vanema suitsuhaisu, näiteks mingi Bellamori või Prima või mingi selline vanem suits, et nagu keegi duši all oleks minuga koos suitsu teinud. Ja ma rääkisin sellest elukaaslasele, elukaaslane ei uskunud mind, kuni selle ajani, kui täpselt samamoodi mina olin vannitoas ja tema tegi köögis süüa. Ja siis meil oli nagu laud oli selja taga. Ja siis ta pani noa laua peale ja nuga kukkus maha. Siis ta võttis uuesti selle noa, pani uuesti laua peale ja pööras selja ja nuga kukkus uuesti maha. Ja siis ta võttis selle noa, pani 3. korda keset lauda niimoodi, et nagu võimatu oli noal iseenesest maha kukkuda, nagu kuidagi kaldus olla või midagi. Ja siis kukkus nuga 3. korda maha ja peale seda tuli sama kiiresti kadunud sealt köögist, nagu tuli vannituppa ja siis rääkis mulle. Ja siis ühe korra oli täiesti niimoodi, kus ma sirgendasin juukseid esikus ja mul elukaaslane oli, me elasime 3. korrusel, mul elukaaslane oli 1. korrusel. Ja siis järsku tegi keegi koridori ukse lahti niimoodi, et kõigepealt vajutati linki ja siis lükati uks lahti niimoodi, et no äkki mingi selline vahe oli ukse vahel. Ja siis ma mõtlesin, et elukaaslane tegi seda või mingi tuul või midagi ja siis ma nagu läksin ukse vahel ja ütlesin elukaaslasele, et kuule, et lõpeta oma lollid naljad ära.
ja siis ta karjus mulle esimeselt korruselt, et kuule, ma pole mitte midagi teinud. Ja siis ma lükkasin ukse kinni ja sirgendasin juuksed edasi, me pidime välja minema ja järsku ma kuulsin nagu niisugust kuskilt inimese nagu viimast hingetõmmet üle oma õla, niimoodi, et see oli nagu väga õudne. Ja kõige tipuks oli niimoodi, kus me jäime õhtul magama ja mul elukaaslasel tõmmati nukkidega diivanikastist üle selja. Niimoodi, et peale seda me pakkisime asjad ja kadusime sealt, me läksime elukaaslase bussi elama senikaua, kuni me leidsime uue elukoha. Ja siis me läksime uude elukohta elama. Ma olin vahepeal saanud kristlaseks ja uues elukohas samamoodi kummitas. Aga seal oli niimoodi, et mul käisid kapiuksed käisid lahti, peegli peale ilmusid mingid hirmsad näod ja ühe korra oli täiesti niimoodi, et ma pesin köögis nõusid, mul oli telefon laua peal ja YouTube'is ja kusjuures mul mängisid ülistuslaulud ja järsku jäid niimoodi, et ülistuslaul jäi seisma ja siis pöördus minu poole maa alt mingisugune meesterahva hääl, kes rääkis muga mingi itaalia või hispaania keelele sarnases keeles. Ma ei saanud nagu sellest keelest aru, aga ma sain aru, et ta keelas mind. Ja pärast tagantjärgi, nagu nüüd ma olen aru saanud, et ta keelas mind nagu kristlaseks saada. Ja tol ajal ma veel ei lugenud nagu piiblit niimoodi, ma suht ei teadnud nendest asjadest mitte midagi. Ja ühesõnaga, need on nagu päris hirmsad tegelased ja me mitte keegi ei pea kannatama sellise terrori all. Inimesed tihtipeale ei tea, kus kohast abi otsida ja nad küll tunnevad, tajuvad, et nad ei ole nagu üksi, et neil kodus hullemal juhul mingisugused asjad lendavad ja mingi jama käib. Aga inimesed ei oska kuskilt abi otsida ja see ongi põhjus, miks ma selle video tegin. Me kindlasti ei tohiks minna sellisel juhul abi otsima kuskilt nõidadelt, selgeltnägijatelt, mis iganes viirukeid kodus põletada, küünlaid põletada, soola raputada kuhugi, mis iganes soovitusi nad soovitavad. Et tegelikult ma tahaks näidata ühte raamatut. See raamat räägib Jeesusest Kristusest. Jeesus elas üle 2000 aasta tagasi siin maa peal ja ta löödi risti ja 3. päeval äratas Jumal ta surnust üles ja ta elab ka tänapäeval. Jeesus Kristus on seesama eile, täna ja igavesti. Ta on ainus, kes saab meid vabastada kõigest sellest. Ja Jumala sõna ütleb, et alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal. Seesama oli alguses Jumala juures. Kõik on tekkinud tema läbi ja ilma temata ei ole tekkinud midagi. Mis on tekkinud tema kaudu oli elu ja elu oli inimeste valgus ja valgus paistab pimeduses ja pimedus ei ole seda omaks võtnud. Tõeline valgus, mis valgustab iga inimest, oli maailma tulemas. Ta oli maailmas ja maailm on tekkinud tema läbi ja maailm ei tundnud teda ära. Ta tuli omade keskele, ent omad ei võtnud teda vastu. Aga kõigile, kes tema vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks, neile, kes usuvad tema nimesse. Ja tegelikult siia lõppu ma tahaksingi jätta ühe palve. See on niinimetatud päästepalve. Selle palvega me võtame Jeesuse Kristuse oma ellu vastu issandaks. Ja kellel on nagu probleeme selliste tegelastega, siis mina soovitan võtta ühendust näiteks kohaliku kogudusega, kirikuga, pastoriga, või siis ka siia samasse alla kommentaaridesse kirjutada või siis isiklikult mulle kirjutada, et ma saan palvetada nende asjade eest ja mitte keegi meist ei peaks taluma sellist nähtamatu maailma terrorit, vaid me peaksime saama rahulikult elada. Aga ühesõnaga, hetkel ma soovin siis kõigile ilusat päeva jätku ja kui teil on huvi ja soov vastu võtta Jeesust oma ellu issandaks, siis tehke see palve kaasa.